Mina olen Elle Muuga, koolitaja, nõustaja, ka raamatu autor. Olen 2 poja ema ja mul on taust personalitöös, riski- ja protsessijuhtimises. Samuti olen teinud ka mitu aastat müüki. Põhiliselt olengi tegutsenud keskastme juhina, kuid viimased 5 aastat siis aktiivselt tegutsenud ettevõtete nõustajana. Tänased teemad. Et mida me peame silmas pidama, kui me alustame ettevõtlusega ja just väärtuste baasil ma mõtlen. Mida loovad siis ühised väärtused nii omanikule, juhile, töötajatele ja ka koostööpartneritele? Miks on väärtused olulised kliendi jaoks ja kuidas me läbi missiooni ja visiooni jõuame väärtustega kliendi pakkumistesse? Ja mida tähendab väärtuste avalik kommunikeerimine? Miks see on oluline ettevõtte kasuks? Ma ise kasutan oma nõustamistel ja koolitustel 3-sammulist süsteemi, et teadvusta, tee plaan ja teosta. Ja just selle eesmärgil, et jõuda tulemusteni. Kui me esmalt ei teadvusta, kus me oma kas ettevõttega, perega, kogukonnaga oleme, siis me ei tea ka, kuidas me peaksime tegema plaani ja me ei tea ka, mis peaksid need tulemused olema. Ja seetõttu ma kasutan igal pool, et esimest faasi teadvustamiseks, teist faasi, et luua need plaanid, kuidas jõuda tulemusteni. Ja 3. osa ongi juba praktiline osa, kus tuleb neid plaane ellu viia. Võtsin ka välja Eesti Keele Instituudist väärtuste definitsiooni. Alguses on poliitilises mõttes, aga ma tõin välja tegelikult selle teise poole, et väärtused on miski, mida kogukonnas peetakse oluliseks ning saavutamisväärseks. Väärtused on suhteliselt püsivad ja aluseks hoiakutele ja suhtumistele. Ja miks me loome üldiselt oma ettevõttes põhiväärtused? Et väärtuste baasil siis luua kliendile lahendusi või neid tulemusi, mida nad soovivad. Ja mina nimetangi tegelikult, et probleemid ja vajadused sõltuvad sellest, et kas inimene vajab seda igapäevaselt. Näiteks, meil on veetarbimine. Vett joob igaüks ja vett me vajame, see on igapäevavajadus. Samamoodi toit on meil igapäevavajadus. Kui seda ei ole, siis inimene vajab seda ja sellel on seda suurem väärtus. Teine asi on nauding. Kui me oleme nagu saiapood või ütleme pagarikoda, siis siin on 2 asja. Et sul on igapäeva tarbimist vaja, sul on vaja kõht täis saada. Teine asi, minnakse seda kooki ostma just selle hetke naudingu pärast. Et sa istud maha selle kohvitassi taha ja siis sa võtadki aja ise enda jaoks ja võtad selle väikse ampsu seda kooki. Et see annab selle elamuse naudingu. Ja on ka osade inimeste jaoks teema, mis on vajaduspõhine, on staatus. Et võib-olla Eesti rahvusest ei ole see nii välja tulnud, aga mõnes teises rahvuses on näiteks paks kuldkett, mis näitab, et tal on staatus. Või on inimene, kes peab staatuse märgiks, et tal on Lamborghini ukse ees, aga see on ka tegelikult inimese vajadus, kliendi vajadus. Kõikidele asjadele on olemas kliendid. Ei ole vahet, kas ta on odav või kallis. Ja isegi kui me oleme kõik täiesti erinevatest valdkondadest, kes on pagarikojas, kes teeb koogikesi, kes teeb kauneid ehteid, kes loob teistele ettevõtetele näiteks turundust, kes loob mingid projekte, et sõltuvalt sellest, mis valdkonnas oleme, meil on kindlad kliendid, kellel on omad vajadused. Ja miks me saame läbi väärtuste kliendi ootusi rahuldada, et me pakume midagi enamat, kui see on lihtsalt see toode või teenus. Läbi väärtuste teadvustamise. Sa tood neile välja, sa tood oma kliendile välja sinu enda eripära, mida võib see klient oodata, et sa täidaksid kliendi ootused. Samamoodi, kui sa tood välja oma ettevõtte väärtused, siis klient võib samastuda sellega. Selle väärtuste lugu võib luua kliendile mingi seose, kas oma eelnevatel kogemuste põhjal, lapsepõlvest või lihtsalt kuuldud mingitest lugudest.
Mul on toodud siin sõnapilv välja erinevate väärtustega ja selleni me kohe jõuame, et me kasutame seda slaidi veel. Aga alustades teadvustamisest, miks me seda ettevõtlust või millega me tegeleme, miks me seda teeme? Ükskõik, mis valdkonnas me oleme, me peame teadma, miks me seda teeme ja mis väärtust me soovime anda. Mis on see kasu, mida klient saab? Mis on sinu väärtused? Kui palju on teil oma ettevõtetes kirjeldatud väärtused? Ja mul ongi siin nüüd väike harjutus, et võtke nüüd paber, mis me kas jagasime või märkmik lahti. Mul on soovitus, ma annan 5 minutit aega, võib-olla isegi vähe 10, et kirjutage sinna 20 väärtust, mis te tunnete, et need on teie väärtused. Et väikest snitti saate siin, ma loodan, et on nähtav sinna taharitte ka. On sõnad nähtavad. Kirjutage välja 20, mis teid kõige rohkem kõnetavad ja mida te tunnete, et see on see, mida te pakute endast väljapoole. Ja te ei pea seda valikut tegema nendest väärtustest, sest et see ei ole kõik, see on ainult üks osa, see on mingi 200-300 sõna, et neid väärtuseid on rohkem. Aga see on lihtsalt näidisena, mida võite nagu leida, et äkki siit leiab midagi enda jaoks. Ja nüüd ülesande teine pool on see, et nendest 20 või mis te välja valisite, vaadake nüüd välja 5, mis võiksid esindada ainult teie ettevõtet. Ma annan selleks 3 minutit. Ja kui te vahepeal avastate, et üks väärtus, mis te tunnete, et on väga oluline jäi välja, siis kindlasti pange see sinna sisse. Et ärge piirake nüüd ennast ainult nende 20-ga, see on lihtsalt, et see kergendaks nagu praegult valikut. Nüüd teil on olemas need 5 tükki, mida te saaksite kasutada oma ettevõtte jaoks. Aga kuidas nüüd sellega edasi minna? Kui teil on ettevõttes töötajad, siis ma julgustan teid kutsuma kõiki oma töötajaid kokku ja lasta neil teha sama ülesanne. Et nad hindaksid enda väärtused ja tooks nendest väärtustest välja omakorda 5. Ja siis, kui need on kõikidel inimestel, kõikidel töötajatel on need väärtused välja toodud, siis panna need paberi peale kirja. Et vahet ei ole, kui kordub, siis sa paned lihtsalt selle, et näed 2 tükki. No, näiteks ma panen ausus. Et üks on juba olemas, aga kui keegi ütleb, et temal on ka ausus selleks, siis sa paned lihtsalt selle teise kriipsu taha. Ja neid hinnanguid võib olla üllatavalt palju, mis korduvad. Sest tihtipeale me läheme tööle ja kui me valime töötajaid, siis me arvame, et me otsime samasugust isiksust omale tööle, nagu sina oled, kes sobituks sinuga. Kuid tegelikult, mis hoiab nagu töötajat ja juhti või kolleege, ongi need ühised väärtused. Ja ärge olge üllatunud, kui te saate siin sellise nimekirja, kus on 2, 3, 4 või isegi 5, et kõik on arvanud seda sama väärtust ettevõtte jaoks. Miks on oluline see koos töötajatega läbi teha? Siin on ka see sama koht, et miks on väärtuste teadvustamine oluline omaniku, juhi, töötajate ja koostööpartnerite vahel? Sest kui me ütleme, et meie ettevõte on see, siis me kõik panustame. On see juht, töötaja, koostööpartner ja järgmine töötaja. Me kõik panustame siia. Aga nüüd on minu küsimus see, et kuidas ma saan niimoodi, et see panus kasvaks nii laiaks, et see panus ei oleks ainult siin, vaid nad esindaksidki juba tervet ettevõtet. Ja see ongi väärtuste põhiselt. Sellest ringist saab väärtuste jagamisel tegelikult see ring. Kui sa oled töötajatega need väärtused läbi käinud, siis sa tead ka, mida see töötaja väärtustab, mis on tema jaoks oluline. Seda lihtsam on sul oma töötajaga suhelda. Samamoodi, kui sa valid endale koostööpartnereid, siis jälgi, et need väärtused oleks ka koostööpartneril samad. Miks? Sest varem või hiljem, kui üks on ebaaus, teine on aus, siis kannatavad tegelikult mõlemad pooled. Hindaga oma koostööpartnerites väärtusi. Ära otsi isiksuse samasust, sest me oma meeskondades vajame
isiksuse tüüpidest tegelikult kõiki. Et me ei saa välistada ühte isiksuse tüüpi teisest, aga otsi neid väärtusi. Kui juht ja töötajad räägivad ühte keelt ja nad räägivad ühte keelt ka omanikuga, siis koostöö sujub palju kiiremini, palju paremini. Seetõttu on meil vaja, et me hindame oma ettevõttes ära väärtused. Veel üks küsimus oli, et miks ma pean oma väärtusi avalikult jagama. Kui me jagasime alguses nüüd, kui me tegime seda harjutust iseendale, kui me teeme oma ettevõttes koos oma töötajatega, siis me saame neid samu väärtusi nüüd jagada ka klientidega. Nagu ma enne ütlesin, et klient otsib, et kellegiga ennast samastada. Ja kui klient saab sinuga ennast samastada, see tähendab, et ta on sulle lojaalne. Sest tal on sama lugu, mis on sul. Me oleme kõik erinevad ja tänu sellele ma julgen ütelda, et konkurentsi kui sellist ei ole, kui sa ei tegele just mingit tarbeasjadega. Aga kui sul on mingi erisus, siis sa eristudki just oma loo ja oma väärtuste tõttu. Ja igale teenusele, tootele on klient olemas. Kas ta on odavam või kallim, sellel ei ole vahet. Kui klient samastab sinuga, siis ta on sinu klient väga pikalt. Ja kui sa pakud talle neid väärtusi, mis toetavad tegelikult tema toote teenuse kasutamist, siis seda lojaalsem ta sul on. Ja mida me saame tegelikult lojaalsetelt klientidelt? See ongi meie sissetulek. Mida ma saan selle lojaalsuse tõstmiseks veel teha? Mis on need väärtused sellised, et võimalik, et ma tahan midagi veel lisada, mingit väärtust? Kas see on väärtus nimetusena, kas see on ausus, kliendisõbralikkus või mis iganes? Aga võimalik, et me tahan ka sinna panna, et see on toote või teenuse pikaajalisus. Minu soov on, et kõikidel ettevõtetel oleks järjepidevuse väärtus. Sest miks on järjepidevus nagu oluline? Üks asi, et me võtame kliendiga ühendust, me räägime talle oma tootest teenusest. Klient ostab ja järjepidevus selles, et me hoolitseme selle kliendi eest ka 1 või 2 pärast. Kas me küsime tema käest 2 kuu pärast, kuidas ta tootega rahul on? Miks paljud müügimehed nagu keelduvad tagasi helistamast? Ei, ta ostis ära. Ta ostis mu toote ära, kõik. Minekut. Et mul ei ole midagi enam siin teha. Aga siin on tootearenduse koht. Kui sa saad 2 kuu pärast küsida, et kuidas sa rahul oled tootega ja kui ta ütleb, et ta ei ole rahul, siis see on sinu parandamise koht ja siin sa saadki oma väärtust tõsta selle kliendi silmis. Ütled, et aga miks sa mulle varem ei olnud? Miks sa varem ei tulnud, et lahendame selle ära? Ja see tõstab seda sinu väärtust ettevõtjana pluss tegelikult kliendi usaldus. Väärtused loovad kliendis usaldust. Jaga oma väärtusi avalikult, et klient teaks, mida sa pakud. Et klient teaks, et sa oled tema jaoks olemas. Kui me jõuame teise punkti juurde, mis mul on, et teadvusta, tee plaan ja teosta, ma juba alustasin sellega, et miks on väärtused kliendi jaoks olulised. Et püüa enda väärtustest välja tuua sellist üheselt mõeldavad väärtused. Ma toon ühe sellise naljaka näite, et on väärtushinnang või slogan, et meie juurest saate meeldejäävad kogemused, aga see on kahepidi mõeldav. Meelde jääb negatiivselt, meelde jääb positiivselt. Ja klient ütleb, jah, ta rääkis tõtt, näe, ma sain negatiivse kogemuse, aga see jäi meelde. Et püüame oma väärtustes välja tuua just need, mis on positiivsed ja mida me suudame tagada. Sest väärtus on omaette ka lubadus, mida sa lubad kliendile. Et kui sa ütled, et sa oled kliendisõbralik ja sul töötajad seda kliendisõbralikust välja ei näita, siis klient ei tule enam sinna. Sest sa oled avalikult selle lubaduse andnud, aga sa ei täida seda. Ja kui sa oled selle andnud ja on juhtunud see, et klient on saanud väga ebameeldiva kogemuse, siis koolita oma töötajaid klienditeeninduses. Kirjutage välja klienditeenindusstandardid või juhiseid, kuidas kliendiga käituda. Et koolita oma töötajat. Samamoodi räägi oma väärtustest töötajaga iga nädal üle, sest klient suhtleb sinu töötajaga. Klient suhtleb sinuga. Kui sina ja su töötaja jagate samu väärtusi, te väljendate oma kliendi suhtluses väärtuspõhiselt, siis klient teab, et see standard on selline, kõik suhtlevad minuga niimoodi, super, ma lähen sinna tagasi. Miks suured rahvusvahelised ettevõtted loovad igasuguseid standardeid, juhiseid, protsessiplaane? Just sellepärast, et see pilt tuleks igal pool sama. Miks McDonald's töötab nii, nagu ta töötab?
Sest et tal on kindel plaan, igal inimesel on omad ülesanded, nad pakuvad oma maksimumväärtuses oma teenindust ja neil on sama maitse kogu aeg, sama elamus kogu aeg. Ükskõik, kas sa oled siin Tallinnas, kas sa oled Varssavis, kas sa oled Londonis või sa oled Miamis. Ei ole vahet. Sa lood sama väärtuse ükskõik, kus su teenust toodet pakutakse. Kui me räägime väärtuste kajastamisest missioonis ja visioonis, siis see on see, mis meil kodulehelt tegelikult ju välja paistab. Ja pane kindlasti oma missiooni ja visiooni sisse just see lubadus, väärtuspõhine lubadus. Kui te mõtlete praegult esimese hooga, et mis need on, kuulnud olete kindlasti, siis kõige lihtsam on vastata, et mis asi on visioon. On see eesmärk koht, kuhu me tahame jõuda oma ettevõttega. Ja missioon on see teekond, see plaan, see tegevusplaan, kuidas me jõuame selle visiooni täitmiseni. Need on kõige lihtsamad vastused, et kuidas kirjeldada endale visiooni ja missiooni. Samuti, kui sa ei taha pikalt lahti kirjutada endale missiooni, visiooni, on sul võimalus teha oma ettevõttele kas motolause või slogan. Üks hästi vahva lühike slogan on ühel sisustussalongil ateljeeril, et ehe ja aegumatu disain. Nad toovad välja selles sloganis juba oma väärtused, mida nad pakuvad. Ja see on 4-sõnaline ainult. Ja seal on 2 väärtust sees. Samamoodi, et kuidas me jagame oma väärtusi peale selle lihtsalt sõnumi, on kindlasti see, et mida me teeme oma turunduses. Number 1, oma ettevõtte brändimisel. Kusjuures ma tahan ütelda teile, et brändimine ja turundus ei ole päris sama, sest brändimine ei näe sihtgruppi, turundus kui see sihtreklaamid on sihtgrupile. Brändimine on selleks, et kõik inimesed saaksid teada. Väikelapsest Raugani liinitöötajast tippjuhini. Sa ei pea seda toodet või teenust, selle ettevõtte teenust pakkuma, aga sa tead teda. Kes loeb Äripäeva? Väga tore, teised ei loe, aga kas te teate, mis asi on Äripäev? Kõik teavad. On nii. See on Eesti majandusajakiri, majandusleht. Kui sa tahad värskeid majandusuudiseid, siis sa ostad Äripäeva. Teine selline brändingu näide, kes oma sõnumitest toob ka väärtused välja, on tegelikult ka Tallink, mugavad merereisid. Kas ma kasutan seda? Võib-olla mitu aastat ei kasuta, aga sa tead, mis see on. Ja kui sul on vaja seda teenust kasutada, et vaja Soome või Rootsi või tahad Riiga sõita, et siis sa kasutad seda teenust, aga sa tead siis juba, kelle käest seda teenust või toodet osta, sa tead tema väärtusi, mida ta pakub. Ja selleks, et sa saaksid turul olla tuntud, et sa saaksid kasvada oma ettevõttega, on ka vaja oma ettevõtet brändida just selles mõttes, et kõikidele inimestele, absoluutselt kõikidele. Kui sa hakkad sihilikult müüki tegema, siis sa otsid endale sihtgruppi. Jaa, nõus. Aga brändimist on sul vaja teha kõikidele. Kui sa tahad jääda Eesti keskseks, siis Eesti rahvale. Kui sa tahad rahvusvaheliselt tuntud olla, siis tuleb seda jagada ka rahvusvaheliselt. Aga lihtsalt, et see info oleks inimestel silmade alt läbi käiks. Et väike turundustõde on ju see, et klient hakkab ostma alles siis, kui ta on näinud sinu kas brändi või logo või sloganit vähemalt 5 korda. 5-7 korda öeldakse. Enne ei pruugi üldse, et klient sind märgatagi. Sa oled läbi jooksnud 1-2 korda, aga ta ei mõtle sinu peale, et ma saaks sealt seda teenust. Aga kui sa oled juba 5-7 korda nagu tema silme eest läbi käinud, see sõnum on läbi käinud, mida sa pakud, siis ta hakkab juba mõtlema. Samamoodi, miks ma rääkisin enne järjepidevusest, et järjepidevus ka tegelikult müügitöös. Et kui me räägime praegult, et turundustõde on see, et kui me jagame oma väärtusi, jagame oma infot, et klient teaks, mida ma pakun, mis on minu väärtus või mis on minu väärtuspakkumine, siis müügitöös on see veel olulisem, et peale seda esimest kontakti see klient ei pruugigi mõelda rohkem selle peale. Aga järeltöö on see, et sa võtad temaga 2 nädala pärast uuesti ühendust, küsid, et kas me saame sellel teemal edasi rääkida. Sa tuletad ennast, oma ettevõtet ja oma toodet sellele kliendile meelde. USA uuringute järgi tegelikult on 80% müükidest toimub, kui on olnud 7-12 kontakti. Selle vahemikus toimub 80% müügist. Ja kui te mõtlete, et esimese ostmise selle peale ostis, siis tegelikult keegi, mingi ettevõte
oli talle juba seda sarnast toodet või teenust tutvustanud vähemalt 5-7 korda. Ja sina olid see, kes olid see 8. korral ja ta otsustas, et nüüd on mul vaja. Aga see, et see müük jääks sulle enda ettevõttesse, siis sa pakud ka läbi oma väärtuste ja tegeled ka tegelikult sellega, et sa tuletad oma ettevõtte väärtusi, oma ettevõtte väärtuspakkumist kliendile kogu aeg meelde. Ja siis on ka see ettevõtte tulemused on paremad. 45% müügiinimesi ei võta kunagi teist korda ühendust. Aga see on kõik meie võimalus. Ja siin viimane küsimus, kas väärtuste jagamine tõstab tuntust? Loomulikult. Mida rohkem sa seda jagad, seda rohkem oled sa nähtav. Ja kasuta kõik võimalikke kanaleid. Mitte ainult oma sihtgrupi kanaleid. Jaga infot ka tavalistes, kas Facebooki või sotsiaalmeedia kanalites. Kasuta televisiooni, raadiot. Miks on kõik apteegid nagu teada-tuntud, et kui on valuvaigestid vaja, nad lähevad apteekist, et nad teevad nii aktiivselt televisioonireklaami. Et me unustame ära tegelikult oma pakkumisega selle, et ei ole ainult see, et meil on kodulehel oma väärtuspakkumine üleval, vaid see las olla ka sisaldub ka meie reklaamides. Me tahame kliente juurde, jagame oma väärtusi, oleme järjepidevad. Kordasin siin samas seda teostamise osas, et miks need on olulised, et sa pead olema järjepidev oma tegevustes. Kui sa oled teinud endale plaani, kuidas sa jagad oma väärtusi avalikult, läbi oma töötajate, läbi oma koostööpartnerite, siis jah, väärtuste jagamine loob usalduse. Mu mentor Grant Cardone on öelnud, et the best known beats the best. See tähendab, paremini teada tuntud lööb üle ka selle, kellel on võib-olla ka hea toode. Ei ole oluline, kui hea toode sul on, sest et kui sa arened, sa koos kliendiga saad toodet täiustada. Aga mida rohkem sa oled tuntud, seda rohkem sa seda kasutad. Coca-Cola ei ole tervislik, aga me kõik teame, et nende hüüdlause naudi. Ja siis igal pool reklaamide peal nad pakuvadki seda naudingu hetke. See on nende väärtus, et luua seda naudingu hetke, et sa võtad selle esimese sõõmu, kõikidel tuleb see pilt ette. Aga ta ei ole kasulik ju, ta ei ole ju parim jook. Paremini tuntud ettevõtted löövad üle müügis neid, kes on küll head, aga nad ei ole tuntud. Jaga oma väärtusi igal pool. Ja lihtsalt vahe hüüdlausena, et turundus on müügi vanem vend, et ilma turunduseta me ei tee müüki. Ja meie väärtused kuuluvad turunduse alla. Kuidas jagada, et suurendada ettevõtte kasvu. Mida me teada saime, et väärtuste teadvustamine loob selguse sinu ettevõtte, töötajate, koostööpartnerite ja klientide jaoks. Väärtused loovad ühtse käitumise ettevõtte siseselt ka koostööpartneritega ja ka klientidega. Väärtuste jagamine toob turu tähelepanu ja tõstab kliendi teadlikkust sinu ettevõttest või tootest teenusest. Väärtuste teadvustamine aitab kaasa ettevõtte kasumlikkusele. Kui sa jagad väärtusi, jagad kliendile seda usaldust, siis seda rohkem sul klient ostab ja võib-olla kutsub ka teisi tuttavaid sinu juurest ostma. Aitäh! Ma lubasin täna välja loosida 10 oma raamatut. Kusjuures raamat Sisemise kasvu süsteem on tulemas trükki minemas oktoobris ja see esimene raamat, mis pidi mul täna siin kaasas olema, ei jõudnud trükikojast veel siia. Aga sellegi poolest ma sooviks, et